Nii, siin lehel siis räägin kahest pluginast, millega siis number 1 saad teha varukoopiaid. Varukoopiaid on sul vaja sellepärast, et kui sa lehte uuendad, näiteks pluginaid uuendad, WordPressi uuendad, et siis tasub ennem teha varukoopia, sest et siin WordPressi üks võib öelda, et miinus siis on see, et pidevalt need pluginad WordPressi ise teemad uuenevad ja vahest paraku need uuendamised omavahel kuidagi ei sobi ja võib siis koduleht nii-öelda ka kliendi vaates siis katki minna, kas siis mingid disainid lähevad paigast ära, kas mingi funktsioon ei tööta, näiteks päringuvorm e-poes, mida iganes. Ja seetõttu, et hakata seda viga parandama või otsima lausa endale arendajat, kes seda parandab või muud abilist, et siis on lihtsam panna vana versioon tagasi, mis sa just äsja tegid varukoopia ja saab siis lehte ikkagi kliendi vaates toimivaks jätta. Aga alustame siis varukoopiaga, et olengi juba siin pluginatel add new nagu ikka ja tegelikult väga vahet ei ole. Mina nüüd otsin ühte konkreetset varukoopia pluginat, mis on viimasel ajal üks parimaid ja ma panen ta otsingusse kindla nimega. Ta nimi on siis Updraft Plus, aga põhimõtteliselt võime siin mitu testi teha. Ehk siis see, et kui sa paned lihtsalt nagu backup siis otsingusse, siis ta annab, ma ei tea, kas ta esimesena tuleb, vaatame, esimesena ei tulnud päris, aga annab siis erinevaid pluginaid. Nii, aga mina jään ikka endiselt selle juurde, sest see on üks parimaid ja ütleme siis ka niipidi, et üks lihtsamaid, mida kasutada. Ja hetkel jätan teised kõrvale. Näitajad ka kõik kenasti sobivad ja vajutan paigalda. Ja peale paigaldamist, et vahest ta teeb seda, et nüüd on see koht, kus ja et siin on nüüd see koht, kus ma olen demo lehe peal ja see demo lehe peal siis need ei tööta, aga sellegipoolest näitan need pluginad ära, et selge see, et kes hiljem sellega demo lehelt oma päris domeenile kodulehe üle viib, et neid pluginaid siis ikkagi vajab ja saab siis paigaldada seal konkreetselt. Aga jah, väga tihti on teatud, eriti sinna turvalisuse poole liikuvate pluginatega see teema, et nad demo lehel ei tööta. Aga see siis jätta meelde, ma kohe näitan ühel päris lehel, kuidas ta toimib. Ja teine on siis see, mis hoiab sind, WordFence on ta nimi. Jällegi sa võid panna, antud juhul ma panen konkreetse plugina nime, aga võid ka lihtsalt security panna siia ja annab hulganisti sul neid pluginaid. Ja taaskord on üks populaarsemaid ja kiidetumaid parimaid siis WordFence security. Ka tohutult palju siis paigaldusi sobib mu WordPressiga. See peaks paigaldama minu teada, aga ta ei lase lihtsalt teatud samme lõpuni teha. Siiski ei lase ka. Siis on nii. Aga need siis 2 tükki ja ma nüüd siis näitan ühel siis päris lehel, kuidas nad siis põhimõtteliselt toimivad. Nii, lähen näiteks siia lehele hetkel. Et nagunii vahet ei ole, mis lehel sa oled, paigaldamise protsess on täpselt üks ühele sama. Nii, lähen pluginate alla. Ja nii, siin võib otsida ka Ctrl+F-iga neid, aga siit ma ta leidsin, ma lähen sätete alla.
Ja põhimõtteliselt, kui sa selle ära paigaldad, siis on sul nupp siis back now ja oletame, et eile sai siin lehel antud juhul tehtud just uuendusi ja ongi täna on 12 et 11 jaanuar, siis kell 12.34 on viimane back-up. Siit võib ka osasid tegelikult juba Eesti ära kustutada. Et 2 varianti on nende back-upidega, kuhu ma siis jõuda tahtsin, on siis see, et nii panen siit kustuta valitud. On siis see, et sa teed nagu manuaalselt, annad talle siis ise käskluse, et vot praegusel hetkel sellel kuupäeval sel kellaaja seisuga ma tahan back-up'i. Ja teine variant siis on see, mida ka siin antud lehel on rakendatud, et ta teeb siin sätete all, sa paned paika, et ta teeb kas nädalas korra, kuus korra, et tihemini pole mõtet panna, sest ta tegelikult ikkagi koormab nii-öelda serverit. Ja paned siis ka need mitu tükki ta teeb. Siin saab iseenesest veel valida mingeid väliseid kettaid, aga hetkevariandina on ta siis siin seespool. Ja siis ongi vajutad salvesta ja on olemas. Aga neid ei pea nagu panema, neid kindla sagedusega võib, aga ära nendega siis üle ka nagu pinguta, et mitte serverit koormata. Ja teine ongi siis see, et teed iga kord, kui hakkad siis uuendust tegema. Aga siin põhimõtteliselt muud ei olegi, ma võin selle iseenesest teha, et back-up now, need linnukesed siia jäävad ja siin manuaalselt sinna ei pane, et te paned siis back-up now ja nüüd ta natukene aega siis loomulikult teeb seda tööd, aga mitte rohkem kui siin jällegi 20-30 sekundit. Et lase tal see ära toimatada ja siia loetelud tuleb sulle siis uus back-up variant. Nii. Segada teda pole mõtet. Las ta rahulikult toimetab. Ja ongi olemas, see läheb päris ruttu. No nii, nüüd on siis kõige värskem versioon. Nii, ja siis ongi back-up olemas ja kui nüüd rääkida siis uuendustest antud lehel, siis on hetkel siin üks juba vahepeal uuenenud ööpäevaga ja vajutan siia uuenda automaatselt. Aga muidu kõiki uuendusi näed sa siis ka antud plugin uuendatud, näeb siis töölaua pealt ja uuendused, et siin ta siis ütleb sulle tegelikult, et mis asjad on uuendamata ja on nupukesed juures, et võid siis uuendada. Reeglina siis ongi 3 asja, WordPress ise, pluginad ja teemad ehk siis teemade all mõeldakse siis seda malli, mis sul on antud juhul siis Astra teema siis. Nii, aga ma arvan selle nuppude vajutamisel, et uuenda pluginat seal midagi keerulist ei ole. Sageduse osas võin nii palju öelda, et WordPress on haavatav keskkond ja mida sagedamini sa neid teed, seda turvalisem su koduleht on. Et ideaalis iga nädal, vähem ideaalis 6 korra ja üle selle juba läheb juba olukord juba tsipa kriitilisemaks. Rääkimata siin poolest aastast või aastast, et siis juba suure tõenäosusega see uuendamisega võib nii palju asju ka katki minna, sest nad lihtsalt seal ei sobi omavahel. Et juba sellepärast on vaja see tihe uuendamine on vajalik, et kõik siis oleks omavahel ühendatud sünkroonis ja teevad siis koostööd.
ja vead, kui tekivad, tulevad kiiremini välja kui see, et satud aasta pärast uuendama ja annab seda viga siis leida, kus mis omavahel ei tööta ja oma peaga ei pruugigi seda välja mõelda ja kui arendaja poole pöörduda, siis sellise lehe juba uuendamine, kordasaamine ei pruugi, aga teinekord võib täitsa päris mitu tundi ajakulu olla. Nii, aga okei, see selleks nüüd veel, et edasi siis selle turvaplugina juurde, mis siis sinu eest kaitseb ka igasuguste siis väliste rünnakute vastu, et ükski turvaplugin ei anna 100% kaitset, aga nii korra vaatan, kus see mul kadus, aga 70-80% kindlasti. Ja siis lähedki see new plugin, see WordFence, mida me otsisime. Ma lähen siit kohe sätete peale. Siit ei saa otse minna, siis järelikult on ta siin kuskil. Ja siin ka saab mingid teateid saab maha võtta, juurde panna, et siit seda ülevaadet siis näed. Ja põhiline siis, mis sul teha tuleb, kuna see nüüd on paigaldatud, siis täpsem juhend peale seda paigaldamist, samm-sammuline, ma panen eraldi failiga, et põhimõtteliselt, kui sul siin üks kollane asi, siis teade nii-öelda vilgub, et sealt kaudu siis tuleb see ühendus ära teha, ennem see plugin tööle ei hakka. Ja seal ta siis nõuab connectimist selle WordFence'i keskkonnaga, sinu emaili küsib, sest sinna ta hakkab teavitusi saatma. Ja pärast seda tuleb emailile kinnituskiri ja sellele kinnituskirjal siis on üks link, et sellele tuleb ilmtingimata siis vajutada. Ja vot alles siis on ta omavahel koduleht ja WordFence'i plugin ühendus ära teinud ja alles siis ta kaitseb sind. Ennem nii ka, kui sa näed ka, kui sa selle ära paigaldad, see hakkab sul kogu aeg vilkuma siin üks kollane teade ja nii kaua, kui see vilgub, nii kaua ta sinu lehte ei kaitse. Aga sellest siis juba täpsemalt lisatud juhendis juttu.